kujundamisel on erametsarahval olnud küll väga hea koostöö Põllumajandusministeeriumiga, kes lausa ise omalt poolt on kutsunud, et tulge, arutame, mõtleme koos läbi. Väga avatud lähenemine on olnud. Ja seetõttu tublile riigiametnikule seekord meiepoolne tänu härra Mati Tõnismäe Põllumajandusministeeriumist. Arvad, mis võis selle tunnustuse tingida? Aitäh kõigepealt õnnitlemast ja tahaks öelda seda, et see oli mulle ka väga suureks üllatusest, sest eks me teeme kõik oma igapäevast tööd ja seda tegelikult ei tee mina üksi, selleks on meie büroo, on metsainimesed, on kõik erametsainimesed, metsakasvatajad ja kõik see austus selle metsatööde ja nende asjade vastu, see on juba selline nagu kiitus teistele, et nüüd minu näol välja anti, see on nagu lihtsalt esialgselt väga suur üllatus ja suur tänu sellegi poole. Kuid teine poole küsimusest, et mis seda võis nagu märgata või miks mitte. Eks selle metsaga ole tegeletud ju juba aastaid, ta on olnud nagu käsikäes üks nõndanimetatud termin maatulundusmaa, kus kuulub põllumaa ja metsamaa, ei lähe ükski kraav ega ükski vesi, kui üksinda põllus läbi, tuleb ta ikkagi metsast või tuleb metsast hoopis põllu peale ja on ka see maaparanduse pool, mis on ka metsa kuivenduse ja kõige selles valdkonnas on oluline olnud. Nii et eks see ole südameasjaks kogu aeg olnud. Olles nüüd niivõrd pikalt metsaomanikega ja metsaga tegeletud, et kui teadlikuks on nagu metsaomanik muutunud ja milline on metsaomaniku nägu selle aja jooksul muutunud, et kui te olete nüüd selle teemaga tegelenud? Seda võib vaadata ka mitmest nurgast. Üks asi on puhas kasupool, mis võib metsast tulu saada. Samas on ju jäänud ju süvenenud ju põhimõtteliselt, et ega metsa ainult ei raiuta, metsaga istutakse. Eks vahepeal selle ajaperioodil oli muidugi see asi keeruline selles mõttes, et oli liiga palju võib-olla riigi korraldada, riigi teha ja sellel metsaomanikul ei olnud nagu sellist päris iseenda peremehe tunne. Et see tunne on nüüd tagasi saanud ja see on kõige suurem rõõm ja sellega seoses käid sa, vaatad sa metsasihte, vaatad sa metsatöid, vaatad sa metsa ennast või vaatad neid loomi, mis metsas liiguvad ja neid hooldatakse ja toidetakse ja ka laja siis natukene tuleb nende arvukust vähendada. See on teinud peremehe tunde ja see on kõige suurem rõõm selle asja. Aga aitäh ja edu teile! Aitäh! Ka metsaühistute arengus on muidugi oluline stabiilsus ja järjepidev töö tegemine. Eks piirkonnad Eestis on ka natuke erinevad ja Eestis on üks piirkond, mis nõuab ühistult ka teatud ekstra pingutust. Ida-Viru maakonnas tuleb tegeleda ka nende metsaomanikega, kes riigikeeles asja ei aja, aga kes ometigi abi ja sellist koostöövormi vajavad. Täname tubli töö eest metsaühistu juhti Viktor Leht. Erametsarahvas siis tunnustas teid tänu Kiiniga, et mis te arvate, mis võis selle tunnustuse nagu tingida? Võib-olla asi selles, et Ida-Virumaal siis nüüd Iisaku metsaühistu on ainuke metsaühistu, kes siis teenindab antud piirkonnas metsaomanikke. Ja paraku meie piirkond on siis selles mõttes natuke teistsugune, et seal on siis ka vene keelt kõlenevaid metsaomanikke. Ida-Viru maakonnas on siis natuke üle 3000 metsaomaniku ja paraku metsaühistuga küll liitunud on ainult võib-olla mingi 150 inimest. Aga kõik, kes siis konsultatsiooni või nõu või puidumüügi tehingute nõustamist soovivad, on meie käest saanud nii eesti kui vene keeles. Ja vast võib-olla siis see ongi üks põhjus. Ja muidugi me oleme siis tegutsenud juba 2001. aastast, järelikult meie tööga on rahul oldud ja see tunnustus on siis võib-olla sellepärast. Siin varasemalt põllumaad võis inimestel olla, siis metsatööd ja metsategemised olid nende jaoks ikkagi võõrad ja algaastatel teadmised, kuidas metsas käituda, mis töid seal teha, inimestel puudusid. Tänu koolitustele, erinevatele rühmanõustamistele on tunda nüüd, et nad räägivad selles diskussioonis kaasa, neil on teatud huvid
teemade suhtes, millest nad tahavad rohkem teada saada. Enam ei ole võimalik seda puitu neilt odavalt kätte saada. Nad teavad, milliseid hooldustöid metsas teha, et tulevikus ka kvaliteetset puitu saada. Et see tulemus on ikkagi väga hea. Ma arvan, et on hea, kui kontrolli asjadega tegelevad inimesed, kes metsavärki ise hästi tunnevad, kes ise on ka metsaomanik ja ise ka metsaühistu liige. Tahame tänada Andres Orulat Erametsakeskusest. Andres on tegelikult meie Erametsakeskuse raudvara aastast 98 alates järjepidevalt kogu aeg. Olles nüüd nii pikka aega olnud erametsanduse juures, et kas tunnustus erametsa seltskonna poolt tuli üllatusena ja mida see tähendab sinu jaoks? Kindlasti tuli üllatusena. Eks asutus on meil suur ja häid tegijaid on palju. Ikka üllatus. Aga seda muidugi head meelt teeb loomulikult. Aastaid on hästi olnud oma jagu Erametsakeskusega seotud. Mida sa ise pead selliseks suuremaks kordaminekuks, mis võis tingida selle tunnustuse näiteks? Raske öelda. Ega ei oskagi niimoodi kohe kindlalt öelda. Eks me oma kontrolliüksusega oleme muidugi palju tööd teinud ja oma tööprotsesse paika saanud aja jooksul, et kindlasti ta on tunnustus ka kogu üksusele võimimisele tööle. Tänu sõnad kindlasti kõigile teistele ka. Oleme Hiiumaal ja käimas on siin noorendiku hoolduse õppepäev, et miks just noorendik hooldus ja kuidas Hiiumaa metsaseltsi liikmed sellest õppepäevast osa ka nüüd võtavad? Tähendab, ametlikult on meil õppepäeva nimi töövõtted valgustusraiel, aga põhimõtteliselt ikkagi noorendike hooldus ja just selle noore metsa kasvatamisele me oleme teinud igal aastal õppepäevi ja kindlasti teeme sellel aastal ka veel. Sellepärast just, et metsaomanikele teadvustada seda noore metsa hooldamise vajalikkust. Miks me sellel aastal ta nüüd juba siin aprillis tegime? Me kuidagi, kui me õppepäeval plaanisime, siis me lootsime või eeldasime naiivselt, et lumi on läinud, aga lumi kahjuks veel ei läinud ära. Meie seltsist 2 inimest lõpetas veebruaris Luua metsanduskoolis metsuri koolituse ja just, et nende värskeid teadmisi ja oskusi teistele jagada. Et selleks nüüd see õppepäev saigi korraldatud ja siin Kalle Laidi metsades Kauste külas on just sükest noort metsa igasuguseid erinevaid vaadelda, et on nii esimese boniteedi kaasikut, mida Hiiumaal sugugi väga palju ei ole, aga aegalt ikka on ja on ka sükseid kiduramaid männikuid ja et kuidas siis metsaomanik peaks käituma erinevates kasvukohatüüpides ja mis töid teha ja siis me täna räägime sellest siin, kuidas tööriistu kasutada, et me oleme seltsiga siiani kenasti edukalt saanud seda tehnikat ka taodeldud läbi Erametsakeskuse. Aga ega siis tööriist üksi ei tööta, et tööriista saab edukalt kasutada siis, kui on õiged töövõtted ja kui siis seltsi liikmed kokku saavad ja oma teadmisi jagavad, siis sellest on kasu kõigile, et keegi ei jää rumalamaks. Kindlasti olete Hiiumaa metsaseltsi liige olnud selle algusest peale, aga mis on nüüd selle aja jooksul nagu muutunud siin, ütleme selles mõttes mingi 20 aasta lõikes Hiiumaa metsades ja ütleme Hiiumaa metsaomanike nagu teadlikkuses ja kui suur roll on selles nagu metsaühistul?
No muutunud on ikkagi kõigepealt tehnika, ei langetata metsa enam nii palju tavalise mootorketsaega, kuivõrd arvestriga ja väljaveod ja kõik on läinud paremaks, aga ühe peale selle on ka inimesed muutunud. Nii et ma tuletaksin meelde siin ühte väga head Tunne Kelami mõttetera, kui see nõukogude aeg oli lõppenud, et sellest lagast ja maha valatud lennuki petroolist ja muust me saame ikkagi hakkama. Aga kõige suurem kahju on see, et inimesed on ära rikutud. Ja need ära rikutud inimesed on selle 10 aasta jooksul ikkagi tükk maad paranenud. Küsimus suurele ringile, et see kask on nüüd teistest puudest hüpakene kõrgem. Et kui noorendikus on selline kask, et mida siis sellisega peale hakata? Ma võib-olla räägin ära, mis mina teeks taga kõigepealt. Aga pärast küsiks teiste käest ka. Ja et siin mina jätaks ta kasvama siia. Ainult, et kui ta nüüd hakkab, neid oksi võib-olla altpoolt võiks ära laasida. Kuigi aga kase laasimist peaks tegema juulis ja augustis. Ja 10 senti, kõigepealt peaks jätma 10 sentimeetrise jupi. Ja siis, kui see jupikene on ka ära kuivanud, siis läheb lihtsalt selle küljest ära. Mingi aeg näiteks, et teeks. Sest hiljem siin tõenäoliselt hakkavad need kased või puused kasvavad kõrgemaks kiiremini, kui siia natuke ümber valgust anda. Ja nad, tegelikult nad suruvad selle kase, jõuavad järgi tõenäoliselt, et ta ei lähe nii okslikuks see kask siin. Sunnivad hästi laasuma. Jah, sunnivad teda laasuma ja sellest ei ole midagi hullu, suur kask siin võib kasvada. Kui siis alguses võib-olla altpoolt mõne oksa ära, et ta liiga okslik ei oleks alt. See koht sellest. Ja jätaks niimoodi. Ma ei tea, kas mõned, mis teised arvavad, mida... Näiteks alternatiivid. Kui on selline suurem kask kaselehku noorendikus. Aivar, mis? Vanad ja uued soovitused ütlevad jälle vastupidi, et hundid ja need kõige suuremad puud sellises kasvufaasis saetakse maha. Tüvevorm on ta selline nagu on, et paar tulioksa on, mis ma ütlen siis, siit saab anda oksi tuleviks hästi palju. Kõrval samas on olemas parema vormiga kask olemas, mina võtaks selle suure puu praegu maha. Nüüd kujutame ette, järgmine vaas tuleb ilmselt siin võib-olla juba arvendusraia esimene. Siis me peame ette kujutama, kui lai see puu siis on. Praegu on siin, ütleme, 1, 2, seal 3, võib-olla see 4 head ülevormiga ilusad sihvakad puud. Kui me nüüd selle alles jätame ja need jätame, siis see suur puu elab need hästi kiiresti ära. Mõne aastaga vajuvad need välja ja siis jääb selline. Üks suur puu on võimeline ära rikkuma mõnes kohas kuni 10 tulevikupuu. Kuule, Tõnu, pane seda toigast. Nüüd ma nägin. Jah. Sealt ära räägid. Paljud ma jälle võtsin julmalt välja ja teinekord mõne ilusa võtad ära, kurat ja vaatad, vaablase kahjustus jäi üles. Jälle nutad natuste aega juures. Ja sellest ma meelitasingi siia vöörad inimest, neil süda ei tilgu verd. Võtavad mörts maha ja valmis. Ruppi ja siin on 2-3 leppa ja mis nendega teha? Kas maha või ainult üks jätta või alastada nende peale targalt? 2-3 ilusat jätta, eriti metsa äärde. Vaat seal metsa ääres on üks niisugune, nagu, millest võiks rääkida, me vaatasime ka hästi tihane, et jätaks ikkagi äärmistesse nagu tugevamad alles. Lepp kasvab kiiresti. Kuidas? Ja kuidas sa põhjendad seda otsust? Esiteks seda, et metsa äärde peab jääma niikuinii võimalikult palju kasvama. Seda esiteks, siis mis sa tast ikka maha raiud, sa saad ju küteta, kasvab hästi kiiresti, maa on viljakas, veekogu ääres, vesi liigub, tuld kasvab hästi.
aga noh, et näha millist männid siin kasvõi, et see on paras pask, need jäeti püsti spetsiaalselt selleks, et te näeksite, millist männid siin olid. aga need ju kannavad edasi oma järglasi seal. Ei, siit tule midagi teha. Jah, need siia alla ei tule. Aga kuusk oli ilus. Lähme edasi. Tänane koolitus on küll pühendatud noorendiku hooldusele, aga ja teie äsja luua metsakooli metsurikursusele lõpetanud, et kui oluline nagu ajaliselt on seda kursust oma igapäevaelu nagu jagada? Noh, minul näiteks, kui ma sinna kooli läksin, oli niimoodi, et aega oli palju ja õnneks oli mul kuni kooli lõpuni aega palju, aga kui ma oleksin käinud kusagil ikkagi 8–5 kõik päevad nädalas tööl, siis ma kahtlen, kas ma ikkagi seda kooli lõpetanud oleks. Ja ikkagi selleks on vaja pühenduda ja päris palju kodutööd teha ja see päris kergelt ei tule. Aga kui see aeg on olemas ja tahe olemas, et seda leida, siis on sünergia ja mõlemapoolne võit. No kindlasti eks ta pere arvelt kindlasti midagi võttis. Et lihtne ta ei ole. Hea, et see kursus ei olnud just eriti pikk, et ta oli meil aasta ainult kestis. Et see oli nagu tähtis, et selle pidas vastu. Aga eks ta pere arvelt oli aga need teadmised muidugi, mis metsakoolist saab, need on seda väärt, et see on igati väärt kool, et näiteks see 1 aasta sinna pühendada. Et see tasus ära täiesti. Kas metsaga koos kasvamine, kas selleks on vaja ütleme sellist koolitarkust omandada või saab ka siin sellisest talupoja mõistusest, ütleme sellistest loodusega koos olemise mõistusest nagu, kas sellest võiks piisata nagu, et eks elus nagu ikka, mõlemat on vaja. Aga kui tunned, et mets meeldib ja tahad selle valdkonnaga tegeleda, et siis tasuks ikkagi koolitarkust veidikene taga ajada küll, et metsal on ikka omad seadmised ja asjad ja kui noort metsa ei kasvata, siis midagi vanas eas ega ikka tulemus ei ole küll. Ja sealt edasi veel, et millistes kasvukohtades midagi kasvab ja nii edasi, et see on terve teadus ja seda tasub tudeerida. Ilmselt teid ajendas sinna kursusele minema mitte ainult ütleme, teadmise himu, vaid ilmselt olete metsas aastakümneid tegutsenud. Et milline on selline nagu suurem ja käekatsetavam kasu nüüd ütleme, ilmselt teie jaoks siin lähitulevikus ja võib-olla siis ka nende jaoks, kes seda tarkust teilt nagu omakorda omandama hakkavad? Minu jaoks isiklikult on kasu see, et kui omas metsas toimetada või ringi käia, siis vähemasti kui varem kõik teadsid, et metsas käib niimoodi ja selle asjaga on niimoodi, aga kui me sinna luuale läksime, siis me tihti endid küsisime, et miks me siia üldse tulime ja Matiga meil üks vastus oli küll, et kui kõik räägivad sellest metsast, siis me tahtsime täpselt teada, et kuidas selle asjaga ikka nüüd täpselt on, et kuidas see asi nagu täpselt käib. Ja me saime sealt, mina isiklikult sain rohkem teada kui seda, mis ma sealt teada tahtsin. Nii et kindlust annab küll juurde ja näiteks kas oma metsas majandada, et mingit nagu päris rumalat otsust ikkagi ei tee, et andis teadmised, kuidas need asjad käivad. Ja siia juurde võiks lisada muidugi oluline on see, et mida nüüd luuakool õpetas märkama. Et varem käisid küll metsas ja eks metsas on palju käinud, aga oluline on ju see, et mis sa seal metsas näed. Et seda nagu õpetas see luuakool rohkem märkama metsas. Ja kuidas need asjad omavahel seotud on, et see on nagu oluline, et me võime metsas jalutada küll, aga käime nagu klapid peas, kui me ei tea. Ja see just märkamine.